Ma ei tapnud oma isa. Ausõna. Ma tean, et sa oled süüdi. Ma juba ütlesin. Ei. Sinu käes oli relv. Makarov. Ja sellel olid sinu sõrmejäljed. 100. korda. Ma korjasin selle põrandalt üles ja see on kõik. Te saate ju ise ka aru, et asjaolud on teie vastu. Te teeksite olukorra kergemaks, kui te kõik lihtsalt üles tunnistaksite. Me oleme 2 tundi siin olnud juba. Inimesed väärivad tõde selle kohta, mis juhtus. Otto Mülleril oli ühiskonnas väga oluline positsioon. Tema elu puudutas paljusid. Ja need inimesed vajavad selgust. Oliver, need inimesed ootavad. Mul on kahju. Aga mul ei ole midagi üles tunnistada. See oli raha pärast, eks? Sa elad üürikorteris, töötad uksetehases. Sa oled väsinud virelemisest ja sa mõtlesid, et kui isa oleks surnud, ma saaksin ju ta raha endale, eks? Jumal, ei! Ma ei saa üles tunnistada midagi, mida ma pole teinud. Härra Müller, palun, lihtsalt rääkige uuesti nendest sündmustest, mis juhtusid eile, 15. oktoobri õhtul. Võtke endale aega, nii palju kui vaja. Eile õhtul sain ma aru, milline mees minu isa tegelikult oli. Meie majapidamises oli igaühel oma ülesanne. Isa nõudis alati, et asjad oleksid korras. No ja see oli eriti tähtis päev, tema 65. sünnipäev. Vanasti käisid meil külalised.
mina pidin riisuma. Aga mulle meenus, et aidas on vanu pilte ja mul tekkis tahtmine neid vaadata. Mina ei tea, võib-olla ma otsisin vastuseid. Sünnipäevad tuletavad nii palju vanu asju meelde. Ma mõtlesin oma elu üle järele. Isa ei olnud mind kunagi sallinud. Ma mõtlesin, et miks ma üldse olemas olen. Mind polnud kellelegi vaja. Ja see kõik oli isa pärast. Isa pärast? Mis jutt see on? Me kõik teame sinu isa. Otto Müller. Otto Müller kuulus lennujaama ja sadama juhtkonda. Oli osanik suures saekaatris, silmapaistev inimene, tõeline liider. Nõukogude Liidu tšempion, Euroopa meister maadluses, mida veel tahta? Kas teie suhted isaga olid pingelised? Jaa. Ma olin tema jaoks suur pettumus. Kuidas? Ma olin tema jaoks suur pettumus. Rääkige, mis edasi sai? Te olite aidas ja läksite tagasi riisuma, jah? Jah. Ja siis tuli mu naine. Tšau. Vaata, mis ma sain. See ei ole tore või? Minu uus pisitibu. Mis mõttes said? Kust sa said selle? Ostsin, noh. No ilus on ju, vaata seda värvi. Sobib ju suurepäraselt mu isikuga. On täiuslik paar ju. Mida sa teinud oled jälle? Kas sa pead vaata ennast? No sa oled jälle igine ja räpane. No pead seda muru kraapima siin nagu teener või? Meil kõigil on oma kohustused. Kohustused? Mis kohustused? Elu on liiga lühike, et seda sellise nüri töö peale kulutada. Küsi oma isalt. Ta õpetab sind. Kuhu sa lähed nüüd? No ma lähen, ütlen su isale. Oota. Kas isa ostis sulle selle auto? Nagu ostis, mis siis? Sa ei osta mulle autot ju. Või ostad või? Oota nüüd. Monika, oota. Ema, kas sa Moonikat oled näinud? Moonikat, kas ta on siin juba või? Kas aiaga on kõik korras? Ei, veel mitte, mul on... Sa tead väga hästi, et Otto ei kannata, kui maja ümbrus on räämas, eriti täna, kui tal on see... Ma saan aru, ma teen korda, ära muretse, ma teen korda. Kas Otto on kabinetis? Ei ole, ta ei ole veel tulnud. Ta näed kuidagi imelik välja, kas kõik on hästi? Hästi? Kas siin majas on kunagi midagi hästi olnud? Sa tahtsid Ottoga millestki rääkida? Jaa, ma tahtsin talle öelda, et... Ära räägi, pole mõtet teda ärritada. Millest sa kavatsesid oma isaga rääkida? Moonikast muidugi. Ma tahtsin isale öelda, et... Kas ma saaksin juua palun midagi? Kohvi? Muidugi. Oodake üks hetk. Juba lehes. Kummaline. Kuulus perekond, edukad ärid ja siis perepoeg on selline tavaline tehasetööline. Vastupidi. Ma ei saa üle tundest, et ta on nii kena inimene. Kena. Ma ei mõtle nagu ilus, aga ta on soe inimene. Soe. Uurju Maramaa, öösel, kuid meid sündmuskohal tutvustati, ma ei kuulnud teie eesnime. Agnes.
Agnes, Gabriel olen mina. Ma tean. Kaua sa oled, tohin sinnatada? Jah. Kaua sa politseis oled töötanud? 10 aastat, aga see on mu esimene mõrvajuhtum. Vaata, Agnes, on asju, mida sa ei tohi teha. Sa ei tohi kahtlusaluseid võtta kui inimesi. Nad valetavad, nad reedavad, nad varjavad. Inimesed on kenad seni, kuni sa saad teada, kes nad tegelikult on. See ei ole tavaline case. Kuidas iganes nende käest tuleb tõde kätte saada. Sellise mehe puhul on kõigi pead pakul ja ma ei saa endale vigu lubada. Mina ei tee vigu. Hästi. Sa tahtsid minuga rääkida? Jaa, ei, tegelikult ei midagi, see ei ole tegelikult oluline. Sa oled alati sitt valetaja olnud. Noh, lase tulla. Ole kordki mees. Ütle, mis sul öelda on? See ei ole õige. Mis asi ei ole õige? See kõik, sina ja Monika, see teie omavaheline. See, et sa talle raha annad. Sina. Sina tuled mulle õigusest rääkima. Aga kuidas mina ennast sellises olukorras tundma peaksin? Ta on ikkagi minu naine. Keda sinu tunded huvitavad? Mis sa mõtled, et mehe elu eesmärk on mingid kuradi tunded või? Ei, aga... Õiget töökohta sul ei ole. Kodu sul ei ole. Lapsi sul ei ole. Ja sina, sa tuled mulle õigusest rääkima. No ma ei süüdista Monikat. Ta on ilus naine. Ilusal naisel peavadki olema ilusad asjad. Kõigil ilusatel naistel. Ma räägin sinust. Sa peaksid oma perekonna tuleviku kindlustamise peale mõtlema. Aga sina, sa kurat närutad mingis tehases. Sina ja Oskar, kurat ühesugused oimad. Kas ma pean 100-aastaseks elama, et oma lapselapsed ära näha? Ma tundsin, et ma ei suuda tema kurjust enam taluda. Tähendab, sellel hommikul, nagu ma aru saan, oli midagi halba juba juhtunud. Otto oli ärritunud, endast väljas. Mis võis teda selliseks muuta? Selliseks muuta? Ei. Minu isal ei olnud kunagi vaja põhjust, et olla vihane. Ta lihtsalt oli. Ma olin tühi koht. Mitte keegi. Kunagi oli mu elus armastus. Aga see kõik oli läinud. Mis sa teed seal? Te mängite viiulit? Mängisin. Noorena. Ilus pill. Seda on väga raske mängida. Kuule, rääkige mulle oma vennast, Oskarist.
ta on sust vanem, jah? minul on ka vanem vend. see ei ole alati nii lihtne. vanemad vennad võivad olla väga kiuslikud. Oskar mitte. ta on minu vastu alati hea olnud. kui me väikesed olime, siis ta kaitses mind alati teiste poiste eest. ta on väga hella südamega. kuule, mis mäng see on teile? kõik olete nii head inimesed, et ei tee kärbselegi liiga. 11 lasi maha oma perekonnaliikme. Nii et lõpeta see jama ja räägi, kuidas asi tegelikult oli. mis sa teed seal? riisun. Siin, jah? jah. ei no lihtsalt korraks unustasin ennast. Ja. No sina võid ennast kas või terveks eluks ära unustada. Riisumine õlalaiget ei tee. elan üle. Ma nägin su naist uue autoga. Sa ei oska midagi selle kohta öelda? Tahan lihtsalt öelda, et see ei saa niimoodi jätkuda. See ei ole lihtsalt normaalne. Täiskasvanud inimesed peaksid ise endaga hakkama saama. Mina ja mu naine pole iialgi isa käest midagi palunud. tõesti või? Kurat, võtaks, isa on juba 65. Sellises vanuses võiks rahulikult jääda pensionile. kas sul on jäänud mulje, et minul on selles majas mingit sõnaõigust? See ei saa ometi eluaeg olla selline mannetu konn. Vabandage, härra Oliver Müller. ei osta raamatuid. ega tolmuimejaid. Mormoonideks me ka ei hakka, ma isegi ei usu jumalat. Ei, ma ei tulnudki raamatutest rääkima. Ega tolmuimejatest. Ma ei tea, kuidas seda üldse tegema peaks, aga ma tulin ütlema, et ma olen Robert. Sinu poeg. no mis nali see on? Mis sul on sõbrad kuskil põõsas siin vaatavad pealt või? hea nali, kuulge, võite välja tulla. mul ei ole lapsi. Ja noh, mul see ka. Kui te lukku pole vahetanud, peaks esiukse veel lahti tegema. kuidas on võimalik, et oma pojast varasemalt mitte midagi ei teadnud? see ei olnud minu valik. Oot. Kuule, kas see kummaline vahejuhtum peaks meid veenma selles, et sa ei tahtnud Ottot või? ise te küsisite, mis juhtus, ma lihtsalt ütlen. Ja mina ütlen, et sa valetad. kes on teie lapse ema? minu naine. öisel küsitlusel sai fikseeritud, et Moonikal pole lapsi. mitte Moonika. minu esimene naine. Preeli. Tuleb mingi tüüp oma muinasjutuga ja sina jääd teda kohe uskuma. Sa dokumenti küsisid tema käest, sünnitunnistust. kas te olete kunagi vaadanud fotoalbumeid inimestest, kes on omavahel suguluses? Esmapilgul nad võivad tunduda erinevad, aga kui pikemalt vaatama jääda, siis sa saad aru, et kõik need samad silmad, ninad ja suud korduvad igas näos. mul oli sama tunne Robertiga. kui ma teda silmitsesin, siis ma sain aru, et miski nii väga meenutab mulle Reelit. miski mind ennast. ja temas on ka midagi väga sarnast Ottole. Reeli poeg. Jah. Jumal küll. Reeli. kuidas tal läheb? Hästi. Temal läheb hästi. Ta on kiriku juures tegev. Õpetab pühapäevakoolis lapsi. Teil on ikka nii ilus aed siin. Aga on ta abielus, suhtes? Mina ei ole ema kõrval mitte kunagi ühtegi meest näinud. Oota, aga sa ütlesid pühapäevakoolis. Seda poleks küll arvanud. Reeli oli väga ilus, väga karm, väga kindlameelne naine. Seda ta on siiani. Emal peab ju kõik kella järgi käima. Isegi laupäeva hommikuti ei lasta magada. Ise räägib, et see on Spartakiadist. Oli vist mingi selline asi kunagi. Jaa, ta oli väga hea sportlane. Jaa.
noortekoondise meister. Ma tean. Istu maha. Aga ega ta ei räägi sellest väga. Ja ega ta üldse väga ei räägi. Ma ei aimanudki, et see mõis nii suur on. Robert, ära pane pahaks, et ma niimoodi küsin, aga miks sa alles nüüd tulid? Ja just täna? Ema ei lubanud mul varem tulla. Aga ma sain 18 täis ja nüüd ta ei saa mulle enam midagi öelda, mida ma tegema pean. Ma olen alati tahtnud oma isaga tuttavaks saada. Kas Reeli on sulle kunagi, või kas ema on sulle kunagi öelnud, et sa oled täpselt minu isa nägu? Sa oled täielik Otto koopia. Kujutad ette, mida ta nüüd teeb? Oliver, mis siin jutustad? Aed on ju sul veel täiesti pooleli. Relval olid ainult Oliveri sõrmejäljed. Tema puhul näitas püssirohu teist kätel jälgi. Lasu kauguseks on hinnatud 1–3 meetrit. Sa arvad, et tema tulistas? No see poja teema muudab muidugi asja. Raske uskuda, et inimene, kes on just isaks saanud, hakkaks kedagi tapma. Kus grupis sa tulid? Narkost. Ega sa ei pannud pahaks, kui ma ennist sulle ütlesin, et sa ei saa kõike uskuda, mida nad sulle räägivad. Lihtsalt iga kahtlusalune püüab ennast paremast küljest näidata. Narkos on samamoodi. Iga kahtlusalune püüab ennast välja rääkida, aga nemad ei ole enamasti nii tavalised inimesed. Kaastunne on kasulik. Nad peavad uskuma, et me usume nende juttu. Nii nad hakkavad tegema vigu ja me saame nad vahele võtta. Sa oled noor ja energiline, täis huvitavaid mõtteid. Tore. Ma olen seda tööd teinud 21 aastat. Ja ma saan selle tõe kätte. Sest see on ainus asi, mis minu jaoks on oluline. Tõde. Järelikult me polegi nii erinevad. Aga ma ei saa ühest asjast aru. Sul on poeg ja sa ei tea sellest midagi. Ta ei teadnud, et naine on rase. Jaa, aga miks läheb rase naine oma mehe juurest ära? Jätab turvatunde ja kogu selle elu selja taha, alustab üksinda otsast peale. Miks Reeli tegelikult ära läks? Väga hea. Kuigi omast kogemusest võin öelda, et kui naine tahab, siis ta läheb niikuinii ära. Hästi, lähme edasi. Palju õnne, olid just isaks saanud. Mis su ema siis sellest arvas? Ema, saa tuttavaks. See on Robert, minu poeg. Juttu sa ajad, praegu ei ole mingi aeg nalja tegemiseks. Kui Otto sellest kuuleb, sa pead selle Norme kiiresti ära saatma. Tal on meie maja võti, ema. Reeli oli rase. Ta on minu poeg, see ei ole nali. Kõik muutub, mõistad? Kuidas see võimalik on pärast kõiki neid aastaid? Miks Reeli midagi ei öelnud? Robert. 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 Ma vaatan sind, kullake. Sa oled Reeli poeg. Tead, usu või ära usu, aga oma südames ma aimasin, et selline päev ükskord tuleb. Ja küll, ema. Kutsume Roberti nüüd tuppa. Tal on kindlasti kõht tühi. Ema, Anneki ütles, et sa olid öelnud, et võtame ikka selle Chardonnay, selle kalli. On mõtet? Oskar, saa tuttavaks? See on sinu vennapoeg, Robert. Mida perset? Ropenda lapse kuuldes. Tule ma näitan sul maja. Oot. Mida kurat sa korraldad? Ma ausalt, Oskar, ma ise ka ei teadnud sellest mitte midagi. Ma alles nägin teda esimest korda. Valetad, raisk. Reeli laps. Mulle ei öelnud ta midagi. No muidugi, kes sulle siin midagi ütleb?
ei tundu üldse selline tore vend olevat. Või oli Oskariga midagi sellel õhtul korrast ära? Pole minu asi teisi kommenteerida. Rääkige lihtsalt tõtt. No ma ei tea. No, lihtsalt, et Oskaril ka pole lapsi. Ja siis ma mõtlesin, et võib-olla isa hõõrus talle ka seda nina alla. Ta tundus olevat endast väljas. Niisiis, oli teie isa 65. sünnipäev. See on tore päev. Jah, te teete ettevalmistusi pidulikuks õhtusöögiks. Jah, on mingi segadus teie naise uue autoga ja üllatus teie poja näol. Aga tegelikult on ju kõik hästi. Välja arvatud see, et kõik teie pereliikmed suhtuvad teisse halvasti. Ema, isa, vend. Kõigil neil on rohkem sõnaõigust kui teil. Miks te lasete endast niimoodi üle sõita? Kas te valetate, härra Müller? Kas te tapsite oma isa? Sa oled nii väheste aastate jooksul nii palju teha jõudnud. Oliver, Robbie mängib jalgpalli ja ta on andekas muusik. Tal on isegi oma bänd. Mis selle nimi oli? Dust Monkeys. No see oli lihtsalt rohkem nalja pärast. Dust Monkeys. See on lööv nimi. Sa jõuad veel kaugele. Kas sulle on räägitud, et sinu vanaisa tappis oma kätega hundi? Tõesti? Ja sinu isa oli andekas viiuldaja. Me mõtlesime tõsiselt konservatooriumi peale. Aga? Elus ei lähe alati kõik nii, nagu sa unistad. Mida? No, pooks poiss ju. Tead, mul on nii hea meel, et sa oled. Ma olen ikka ette kujutanud, et kuidas see on, kui mul oleksid lapsed ja milline isa ma oleksin. Ma usun, et kõige tähtsam on ikkagi hoolimine. Kui ma oleksin sinu kohta teadnud, ma oleksin kindlasti olnud sinu jaoks olemas. Ma loodan, et ma saan... Siin on kõik nii... Kui ma oleksin siin kasvanud. Aga noh, ema ei rääkinud mulle. Aga Müller ei ole nii levinud nimi. Mulle hakkas Otto Mülleri nimi silma. Hakkasin teda uudistes nägema. Panin ise pildi kokku. Ja kui ma temalt selle kohta otse küsisin, no siis ta enam ei valetanud mulle. Ma olen üks suvaline kutt Kolka linnast. Aga siin on kõik see. Tegelikult ma ei ole eriline põdeja. Aga siin majas saaks ikka ühe vägeva peo püsti panna, ei või? Ma loodan, et vanaisa pole karsklane. Robert, poiss. Kuule, tule lähme ütleme vanaisal tere või? Tead, täna on tema 65. sünnipäev, eks ole? Jaa. Jumala eest, pane jalga mida. Reeli. Teeme nüüd ühe asja selgeks. Esiteks, täiesti juhuslikult teie isa sünnipäeval ilmub välja teie poeg. Teiseks, te väidate, et täpselt samal õhtul
ilmub välja ka selle poja ema, kellest te pole 18 aastat mitte midagi kuulnud. Tore lugu tõesti. ma ei tea, mida te tahate, et ma ütlen. ma lihtsalt räägin sellest, kuidas asjad olid. Minu meelest sa räägid kõigest muust kui sellest, mis tapmiseni viis. Kas südametunnistus ei piina sind või? ma ei tea, kes ta tappis. Ma tahan ühest asjast aru saada. ma ju püüan. Mis suhted teil oma naistega on? Naistega? Jah. Mul ei ole mingeid... Või noh, mina ja Monika... Tavaline. Mina ja Reeli... No see on midagi muud. Aga mida nemad teie suhtes tunnevad? Ma tean, et sa seal oled. Ma näen sind. Ma tulin Robertile järele. Reeli. Kus ta on? Ma olin juba unustanud, kuidas ma seda maja vihkan. Reeli. Reeli, oota. Sa ei saa ju lihtsalt niimoodi sinna sisse marssida. Miks ei saa? Sina hakkad mind keelama või? Keegi pole sind näinudki peale seda, kui sa aru, see on meie jaoks suur šokk. Täna on isa sünnipäev, kõik on rõõmsad. Jah, mina olen ka väga rõõmus. Nii pea, kui ma oma poja siit ära viia saan. Robert ise tuli siia. Ta tahab oma isa ja perekonda tundma õppida. Mina olen ta perekond. Teie olete... Reeli! Mida? Ütle, mida? Anna mulle andeks. Mis pärast ma sulle pean andeks andma? Kõige eest. Sa oled pidanud last... Sul on olnud raske last kasvatada, et sa oled pidanud seda üksi tegema, sest... Ma pidin ikka tõeliselt jube mees olema, et sa ei tahtnud lasta mul oma poega üles kasvamas näha. Issand jumal! Kui rumal sa võid olla? Oo, kes see tuli? Astuge edasi, mida rohkem, seda uhkem. Sa näed isa, kes tuli, jah? Ema, mida sa teed? Ma olen täiskasvanud inimene. Ma olen 18 täis. Sa ei pea enam igat mu sammu valvama. Robert, ma tahan, et me kohe siit ära läheksime. Ja õnne ei soovigi või? Poiss, sa ei pea mitte kuhugi minema. See siin on minu maja. Robert. Reeli, nii tore sind näha. Ma teadsin, et see tänane päev läheb veel toredamaks. Meil on siin liha ja kala ja kana ja... Või oled sa veganiks hakanud? Ma ei ole vegan. Robert. Vanaisa, mis see hundilegend on, millest täna ka juba räägiti? Kas jutt käib sellest hundist või? No loomulikult sellest hundist, kellest siis veel. Vaata, sind ei olnud sel ajal veel olemaski, kui see juhtus. Aga juhtus see niimoodi, et mul oli Moskvitš, no päris korralik auto, ise tehasest tõin veel, aga tal oli teada üks viga. Radiaator kuumenes kogu aeg üle ja ükskord oligi, ma olin metsas ja Mossel pilt taskus, käima ei lähe enam, ei lähe. Päriselt? Ja päriselt muidugi, selle ajaksed masinad kõik olid sellised. Noh, aga mina, noor kärsita mees, tead masinast välja, helistada kuhugi ei olnud, noh, telefoniga polnud mobiile. Panin läbi metsa, tead, padavai minema. Ma ei kujuta ette, mida mina teeksin sellises olukorras, kui mul mobiili ei oleks. Ja korraga kuulen selja taga lõrinat. Pööran ringi 10 meetri kaugusel. Seisab see samune ja välgutab kihvasid. Kuidas ta sinna saanud oli? Ei tea, hunt inimesele nii lähedal, aru saamatu. Aga õnneks oli mul kaasas. See. Mul on kütiinstinkt. Poleks seda olnud. Ma arvan mingi 2-3 sekundit ja võib-olla ma ei oleks täna siin teie ees. Väga lahe lugu. Jaa.
aga mis sest vanast loost ikka rääkida? Ei ole vaja vanu asju välja kaevata, sest see ei ole oluline. Vaadake, ma olen pikka aega oma elu peale mõelnud ja ma olen otsustanud pöörata uue lehekülje, sest ma ei ole rahul. Mees peab oma elus paljude asjade üle ise otsustama. Ta ei tohi lasta end eksitada. Aga ma olen olnud liiga kaua eksinud. See lõpeb nüüd. Saage tuttavaks. Minu uus elu ja südamekaaslane Marleen. Mulle hakkab see perekond juba meeldima. Uus naine, vana naine, kenasti ühe laua taga koos. Nii need asjad teil käisidki või? See on esimene kord ega? Varem ei toonud isa kedagi neist koju. Teile ei tutvustatud, aga te teadsite, et ta peab armukesi. Miks te ei öelnud talle midagi? Vaat see on hea küsimus. Ma tahaks ka vastust teada. Seega see õhtu oli üks suur näitemäng. Tal oli see ette planeeritud. Just kui oleks tahtnud teile meelega haiget teha. Kuidas teie ema sellesse suhtus? Kas ta teadis, mida Otto kavatseb? Ema! Ema! Oota! Oota! No. Kas sa nutad? Lapsekene, miks sa tormad niimoodi? See kukud maha, teed endale haiget. Ema, ta ei saa seda sulle teha. Ma olen siin, kullake. Sa pead midagi ette võtma. Robert näeb seda kõike pealt. Ja see juhtub ikka ja jälle. Me oleme isaga vanad inimesed. Me lahendame oma asjad ise. Lahendate? Juba 40 aastat te muud kui lahendate, aga mitte miski ei lahene. Oliver. Miks mitte keegi mitte kunagi talle midagi ei ütle? Miks kõik ainult kannatavad tema käes? Ema. Robert! Sa ei saa siia jääda. Pole hullu, ma võin diivanil ka magada. Ei, sa ei mõista. Sa ei tunne mu isa. Sa ei kujuta ette, mida ta sinuga teha võib. Sa ei tea, millised me kõik siin oleme. Ma mõtlen, millised me tegelikult oleme, seespoolt. Sa oled veel noor. Sa oled rõõmus, innukust täis, aga kui sa siia jääd, kui sa päriselt siin... Kuula mind! See maja muudab sind. See maja on kurjust täis. Mitte keegi siin majas pole õnnelik. Kas sa tõesti tahad muutuda selliseks nagu meie? Ma ei tea, miks, aga ma tõesti millegipärast arvasin, et sul on äkki hea meel, kui sa Mul näed. Ongi hea meel! Ma olen sulle väga uhke ja väga õnnelik. Kui sa nii kuradi õnnelik oled, siis miks sa mind ära tahad ajada? Nii, et te ikkagi võtsite selle relva? Jah. Miks? Ma ütlen sulle, miks. Sa olid endast väljas. Sa olid isa käitumises pettunud ja sa tahtsid ta maha lasta. Ausalt öelda paneks pahaks. Sa võid meile rääkida, me saame kõigest aru. Oliver, mida te selle relvaga tegite?
isal oli õigus. Ma ei saanud millegagi hakkama. Ja siis ma kuulsin, kuidas ta irvitas meie kannatuste üle. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Lollina, sureb ikka lollina. Kao minema raisk! Sul viga on! Mis sul viga on? Segane. Kao eemal mu pojast raisk. Miks sa pead kõikide elud ära hävitama? Kes sa raisk selline enda arvates oled? Mina! Ma olen Otto Müller. Ma olen legend. Ma olen selle maja peremees. Noh, teha sa rott. Arvad, et sinust on mulle vastast või? Näita mulle! Näita, mis puus sa tehtud oled! See oligi isa viis probleeme lahendada. Jõuga maha suruda. Kui ma olin 17, siis ma läksin lahutama vanemate tüli. Isa lõi mind. Murdis mu rangluu. Operatsioon, tilguti. Ma ei saanud enam kunagi viiulit mängida. Ma arvasin, et seekord ta tapab mu. Aga ta ütles hoopis. Sina. Saad aru, ainus, mida ma lootsin, oli see, et kui Robert näeb, milline mu isa tegelikult on, siis ta läheb ära. Ja ma suudan vähemalt tema päästa. Sest sel päeval ma sain aru, mida mu isa teinud oli. Ta oli mu hävitanud. Ma olen ainult vari sellest, kes ma oleks võinud olla. Kui mu isa poleks olnud Otto Müller. Nii et te tunnistate, et teil oli võimalus ja motiiv Otto Müller tappa. Ja see motiiv oli? Te tahtsite kaitsta oma last. Et temast ei saaks vari. Kuid sa ei tapnud oma isa. Kes seda siis tegi? Ja siis ma vaatasin oma venda ja mõtlesin, kas tõesti saabus kätte see päev, mil tema mõõt sai lõpuks täis.